oleme siin Narva MX liiga etapil, kvalifikatsioon on läbi, esimene koht, MX2 küll olin ainuke, et väga raske esimeseks saada ei olnud, aga ka siis 500 klassis olin ka esimene. Tuleb hea päev, soe, ilm on ilus ja see hooaeg on siis mul, ütleme niimoodi, pole just parim algus olnud, et olengi taastunud vigastusest, et parema randme kukkusin Holstere liigas, Holstere Nõmmel katki. Et siis nüüd ongi esimene võistlus tagasi, suurem võistlus ja loodan, et püsin püsti ja võtan esimese võistluse rahulikult. Kuidas hommiku tunne oli? Tunne oli sellest mõttes hea, et midagi enam ei kimbuta randmelega kuskil, ja hoog oli ka, okei, täitsa rahul. Gotta make the proper odds, bet the best vision of me. Speaking in the trouble, just isn't me. Sitting in the sheriff's chair, embarrassing history. If we gotta live in this institution, the picture schemes to sit inside the sanity, happily with 50 scenes. Picking growth for that fun, fucking with living dreams around our fantasies, cat daddy. It is what it seems. I'm trading fools, loot for zoo suits and Q-Cool fools loose and breaking they balls to shape a mover and shaker. Say fuck the money making for the sake of a paper face. Turn the slumbering coffin to a honey spot. Plenty of love sitting in 7 settlement Greek stops. I want big bags to change the rain life for the sunshine. I want big bags to change the rain life. Parem on tükkud kergem, tegelikult ei olnud raske sõita, aga ma pidin nii tagant tulema, et vähemaa nagu... Siis oli jabus on võib-olla. Seda küll vähemalt oli raadata. Aga nüüd proovi start teha ja siis lased teised mööda ja siis uuesti proovi. Ma just ikka hommikul oli treening, siin uue raja peal läks päris palju aega, et õppida. Sai siin käed korra kui temedaks, aga start õnnestus enam-vähem ja esimesed ringid oli siin Alekseiga oli päris korralik rabenemine, et polegi niimoodi päris ammu sõitnud, kus hüppad ka kõrvuti ja saad selliseid vägedad konkurentsi võistlustel. Aga siis sain juhatama ära, sain oma sõitsõita minna ettega 10 minuti pealt lõpuks käed natuke kinni ära ja jõudsid uuesti teised järgi, et lõpus väiksed vead, aga oma klassi teine, et praegu okei suhted, aga teised paremini. Aga mis ajab siiamaani ikka raja äärde iga nädal vahetus? Jaa, aga see on ikka, kui sa väiksed peale oled seda nii kaua sõitnud, siis see on nagu, ilma sellelt ei oskagi. Et ega kui ei meeldiks, siis ei käiks, et isegi nii kaugele siia etapile väga paljud ei jõudnud, aga ise mõtlesin, et ilm on okei ja tuleb. Pole ammu käinud ka siin raja peal, et tuli päris huvitav sõita. In the classiest attire, gym chassis in the dazzling fiasco. A baby dance to freedom shoes. Heaven worry free floor, pass it back the blues. Like swing like a orangutan, banging banana peels and hanging like mangoes from ceiling fan dangling wheels. Rearrange, change, rename and name the dames. And panda bears playing banjos. A haven for animals and awaken, rearrange, change. While the sun's hot.
parem, aga kasu nagu polnud, kui ma kohe kõik mööda lasen. Esimene kurv läks tuksi või? Ei, esimene kurv oli veel ok. Neigur lasi veits libisema, mõtlesin, ma väljast lähen, aga ta libis tagarattaga täpselt ette. Ja siis ma ei saanud nagu kohe kiirendada ja siis mul läks kohe, Juri läks mööda väljast poolt ja siis läks Aleksei läks ka mingi hetk mööda ja siis oli see Pihlakas oli ka seal ees ja siis ma olingi 5 ja no ei saa mööda ka. Nägid Pihlaka laksu või? Jaa, päris korralikult oli länksu. Kus ta pani? Siin samas terav nukk siin stardisirgel. Seal läks, ma oleks esimesed ka samamoodi, et nagu veits läheb kaldal nagu sinna soone sisse, see on nii sügav ja võib-olla jalaroodib kinni ja viskab nagu külge ette ja esirattale ja esast maha. No paistab, et on korras. Selles mõttes ja trenn ja tegelikult rada, kui kvalist tundus siuke kiire, siis lõpuks oli päris paras auk ja ega kerge ta ei ole. Et aga ei, selles mõttes kvali esimene sõit esimene, teine sõit esimene, et selles mõttes võib rahule jääda. Aga natuke võiks võib-olla, teine sõit oli hoost puudu ja no algus on nagu nõrk, et ei suuda kohe seda nagu hoogu üles leida. Esimene sõit oli veel veits parem, et teiste vahel kuidagi tuli energia, aga teine sõit võib-olla esimene sõit tagant tulles lasitas ära ja teine sõit kohe nii sükse hooga ei tulnud stardist minek. Et start oli parem, aga alguse ringid ei tarvanud, kui lõppkokkuvõttes ma olin seal 4. ringiks ikka sama kohal. Et aga jah, no sõidu lõpud on õnneks nagu paremad kui teistel, aga ikkagi halb nagu võiks rohkem. Peab trenni tegema. No hästi tunne oli hea nagu. Palju tegelikult tunnet tsikli peal ei olnud ennem trennides, aga täna sai tunnetuse nagu kätte. Sõitsin enda arvust hea aja, sain 2. koha kätte. Ja siis esimeses võidusõidus üritasin Pihlakaga kaasa minna, kes oli esimene. Aga palju jõudu ei olnud, väga palav on ka. Ja väsisin veits ära lõpu poole ja siis üritasin lihtsalt oma sõiduga teiseks tulla. Ja teises sõidus oli üsna samamoodi, sain hea stardi ja siis üritasin oma sõitu sõita. Kahjuks Pihlakas kukkus sealt kohalt. Sa nägid ka seda või? Ei näinud, ma nägin ainult, kus oli maas pikali, et tal oli see mingi front-hender oli kõik maas nagu päris haige kukkumine, aga ma siis jäin sellega nüüd esimeseks ja kokkuvõttes ka esimeseks, nii et väga hea tunne on nagu päeva kokkuvõttes on 5+.